Tere kõikidele sõnnitähtkujus sündinutele. Sõnnid, vaatame, mida räägivad kaardid teie novembrikuu energiate kohta. Vaatame, mida on kaartidel öelda teile positiivset ja vaatame, millest on kaardid teid nagu tahavad teid hoiatada, mis võiks olla negatiivne, millest saaks mööda minna, mida saaks vältida. Ega negatiivne energia kui selline, me oleme tahes-tahtmata selles ka vähemal või rohkemal määral. Aga negatiivne energia mängib suuremalt jaolt, ta mängib välja sellega, et selles energias on meil lihtsalt väga ebameeldiv olla. Seal ei ole meil komfortne, seal ei ole meil mõnus, seal ei ole meil hea, seal ei ole meil meeldiv. Et ebameeldiv energia on tunnetuse poolest. Kui nüüd sündmuste poolest vaadata, siis negatiivne energia räägib sellest, et kas need sündmused, need tulemused, need olukorrad, need ei lähe täpselt nii, nagu te tahate või nad ei toimu üldse. Või siis nagu ma ütlesin, et ei lähe nii, nagu tahate, et lähevad kuidagi nagu natuke teistmoodi. Aga on olemas ka positiivsed energiad ja need on nüüd need energiad, mis hästi viivad teid edasi. Mis aitavad teid, kus on teil edu oodata, siis antud perioodil meil siis nagu novembrikuus. Ja negatiivne energia on seda, mida saab ka võimaluse korral nii palju kui vähegi võimalik siis üldse vältida. Ja hakkamegi kohe vaatama, mis teil siin on. Väga sarnased energiad on. Mul on selline tunnetus, et teil on juba lähiminevikus kuskilt, teil on esiteks, osadel teist on olnud lähiminevikus mingisugune väga-väga emotsionaalne aeg. Väga-väga tundlik ja selline emotsionaalne aeg. Emotsioonid nagu igas mõttes. Võib-olla on emotsioonid selles mõttes, et aitab küll, ma enam ei taha, ma ei saa sellest enam midagi, ma ei soovi enam neid emotsioone, ma ei soovi enam neid tundeid, kas siis kellegiga seoses või millegiga seoses või nii edasi, et aitab küll. Mul on sellest küllalt. Osadel võis mängida see välja niimoodi. Osadel võis mängida välja lihtsalt hästi selline üliemotsionaalne aeg oli. Aga väga nagu paistab siin sedamoodi, et on saanud nagu mingisugune mingis elusfääris, mingis teemas on teil nagu juba lähiminevikus jõudnud selline arusaamine, tunnetus kätte, et ma nagu ei saa enam sellest midagi, ma nagu et see on minu jaoks nagu ammendunud, et kas ma nüüd üldse jätkan selles või ma ei jätka, kas ma lõpetan või ma lähen uude või ma valin midagi muud, et mingisugused sellised tunnetused siin on. Aga emotsioonid nii ehk nii on olnud nagu suured. Et praegu ongi selline nagu periood, kui olete nagu jõudnud kuskil mingisuguse punktini, kus ongi tekkinud see, et ma olen nii palju panustanud, ma olen nii palju teinud, ma olen nii palju vaeva näinud. Ükskõik, kõikides elusfäärides kehtib see suhted, tervis, finantsid, töö, raha, suhtlused, kontaktid, projektid, ükskõik mis, et ma olen nagu kuidagi sellesse juba nii palju andnud, nii palju panustanud, nii palju teinud, aga kas mul on seda enam vaja? Ja tekib küsimus, kas jätkata või mitte. Kas olla selles edasi või mitte. Sest mingisuguseid tulemusi te korjate, mingisuguseid resultaate te saate, iseasi, kas te nendega nagu täiel määral rahul olete. Ja on tekkinud selline, võib-olla juba mõnel on tekkinud tunnetus, et tahaks nagu mingisuguseid uuendusi, tahaks uude, tahaks nagu mingisugust värskust, tahaks nagu mingisugust uut innustust. See on kõik väga positiivne, see on kõik väga hea.
sest ongi nagu midagi nagu paneb teid väga juba mõtlema, midagi nagu paneb väga nagu järgi mõtlema, üle mõtlema, sest nagu millegi üle mõtlema, millestki järgi mõtlema, nagu mõtisklema, nagu arutama. Väga palju on sellist tunnetust, kus te saate aru, et kas sellest projektist on mul juba nagu, ma ei saa sellest enam midagi, see ei toida mind enam või sellest suhtest või sõprusest või kontaktist, ükskõik kust. Et tunnetus on, et kas ma tahan edasi minna või kas ma tahan edasi minna niimoodi, siis hästi hea on uued algused, uued ideed, uued impulsid, uued sellised vaata sellised nagu põlema minekud kohe, süttimised mingitest uuendustest või uuest, need on väga head, väga ideaalsed, aga nad peavadki jääma praegu sellele tasandile, et nad põlevad teie sees, nad leegitsevad teie sees, nad nagu soendavad teid, et mingisugused uue või uuenduse tunnetused, aga novembrikuu ei ole selleks, et neid käiku lasta. Vaat siin tuleb nüüd natukene veel oodata. Siin tuleb natukene veel vaadata, et november ei ole see käiku laskmise kuu. Üleüldse igasugused uute asjadega seotud, uuendustega seotud, värskendustega seotud, mingisuguste uute tuultega üldse seotud asjad, kas siis ressurssidega seotud, kas siis nagu ostud, näiteks uued ostud, mingisugused uued projektid, uued midagi nagu tervisega ette võtta, uued meetodid, uued need variandid ja sellised asjad, uued töökohad, kõik sellised asjad, et need on nagu need ei lähe teil nii, nagu te tahate. Kui te tahate novembris endale uut töökohta, siis paraku ma pean ütlema, et novembris uut töökohta ei tule. Uut teenimisvõimalust ei tule. Uued ostud ei lähe kõik nii, nagu te tahate. Et kõik selline, mis on uus, uuendav, mis on seotud kas finantsidega, materiaalsega, füüsilise tervisega, intiimsfääriga, kõik see uued ajagraafikud mingisugused, kõik see on novembris teie jaoks negatiivne. Ta ei lähe nii, nagu te tahate või kas ta ei lähe nüüd nii, nagu te tahate või ta ei teostu üldse. Et siin kaardid ütlevad, et laske endal uue tunnetusel põleda sees, las ta leegitseb, las ta lõõmab seal teie sees, las ta sütitab teid. Keege selle sees, nagu katlas, keege selle sees, las ta keeb teie sees, las ta olla seal, aga ärge laske veel midagi käiku. Kui teil on idee uue töökoha peale, näiteks ütleme, või uue projekti osas või üldse mingi uus tegevus, siis seedigegi, olgegi selles uue innustuses sees, aga ärge veel käiku laske. Ta ilmselt ei lähegi teil käiku ja kui läheb, siis ta ei lähe nii, nagu te tahate. Et hästi palju mõtteid, mõtlemine üldse selline mõtlemine, mõtisklemine, järele mõtlemine, kalkuleerimine, sügavalt mõtlemine, et selline on, see on väga hea tegelikult teile, väga hea. Et pigem nagu selline mentaalne kui emotsionaalne, et see on teile nagu väga hea. Ongi, teil on väga tugevalt mingisugused kahtlused, siin on väga tugevad kahtlused ja need tugevad kahtlused on suuremalt jaol teilt seotud nende ressurssidega, mida ma olen juba nimetanud. Kas need on seotud mingi finantssfääriga? Need on mingisugused tegevused, mida te teete, materiaalsed tegevused, töö ja nii edasi, projektid ja nii edasi. Või on siin seotud füüsilise tervise raviga näiteks ja nii edasi, või siis kehakultuuriga või ükskõik mida iganes. Ja võib olla ka seotud ajalise teemaga. No intiimsfäär võib ka olla. Et võt nendes teemades on teil väga suured kahtlused.
kas on, üldse te kahtlete ja mõtlete, kas on otstarbekas, kas on rentaabel, kas tasub ära, milline variant oleks parem, milline oleks õigem. Vot see ongi see kuu, mis ütlebki teile, et olge veel nendes kahtlustes. Ärge laske midagi uut käiku veel novembris. Olge veel olemasolevas. Keegi veel uue mõtetes, podisege seal. Las ta põletab teid, las ta nagu soendab teid. Las ta nagu keeb teie sees, aga ärge astuge veel uute. Sest siin on see, kas ikkagi too, kas see on kasulikum, kas see peab paremini vastu kui too ja kui ma ostan ja teen. Et siin on selline negatiivne aspekt on juures. Kus te ootate mingisugust võitu novembrikuus? Kus te ootate mingisugust vastust? Kus te ootate mingisugust tulemust? Teid ootavad ees novembri keskel väga head tulemused, väga head vastused, väga head võidud, sõna otseses mõttes võidud. Ja te võidate sellega kindlasti, kui te olete veel selles, ühesõnaga, kui te ei astu olemasolevast praegusest välja ja ei lähe uude, teid ootavad ees võidud sellisel juhul. Vot sellepärast ei tohiks uude minna. Et siin võivad tekkida niimoodi, et võivad tekkida ka niimoodi, et te lähete sütite millestki. Ja kui te olete nendes mõtetes, aruteludes, siis tekivad siin mingisugused veel uuemad, võib-olla paremad, vaatame, mida kaardid edasi räägivad. Siin võib olla nüüd niimoodi, et ka keegi inimene teid kuidagi nagu survestab. Et tee kiiremini, alustame kiiremini, võtta, ühesõnaga kuidagi mingi inimese poolt või kellegi poolt võib tulla teile mingisugune ajasurve. Kas siis kiiremini või ruttu, aeg on käes, just nüüd, kui praegu mitte, siis mitte kunagi hiljem, et mingisugune selline ajasurve. Aga teie olete nagu mõtisklustes, teie olete nagu ootuses. Et selline ajasurve kellegi poolt, eriti just kui on see seotud mingite uute algustega, siis see on väga negatiivne. Ei tohiks minna selle rõhuga, selle survestusega kaasa. Et siin on mingi selline aspekt sees. Väga head tulemused ootavad teid. Tulemused on teil ideaalsed. Kui te nüüd lähete mingisse uutesse projektidesse, siis ma ütlen teile kohe nii, et kui te tahate uut tööd, uut projekti, uut ostu, siis see jääb tulemata. Seda ei tule. Ei ole kuu selle jaoks. Paraku. Sellega teil see, ütleme niimoodi, et oletame niimoodi, et saadate CV ära ja sellega asi kulmineerub, et sealt ei tule mitte midagi. Et uued algused need ei lähe. Aga kui te jääte oma nendesse ideedesse, kui te jääte oma sellesse nagu sütitatud vormi, keema ja põdisema sellesse, jääte mõtlema, kalkuleerima ja et siin on kuidagi nagu mingisugune muu tulemus ootab teid ees. Et see on teile tunduvalt parem. Üldse te võite loota see kuu lõpu poole, üldse mingitele suurtele emotsioonid tuleks kindlasti välja jätta. Kui on emotsioonid on seotud uutega, uute asjadega, uute tegemistega, uute projektidega täpselt. Emotsionaalne pool tuleks välja lülitada. Emotsionaalne pool tuleks välja lülitada. See on kuidagi, teil on ikkagi nagu millestki saanud juba. Ma ei tea, see pesumasin, ta ei täida enam minu vajadusi. See töökoht või see projekt või see tegevus, see on nagu ammendunud minu jaoks ja võt see kuidagi nagu kipub teid sinna pilduma väga.
kui te uued algused käiku lasete, siis nad lõpevad ka teil kohe siin. Ma ütlesin juba siin teile ära, et ei tule siin midagi. Tormakuse kaart jälle. Need lisakaardid on mulle väga nagu selliseks kinnitavaks. Siin on ikkagi mingi surve on. Kas keegi inimene survestab, et ruttu nüüd, just nüüd, mitte võt täna on see ainult pakkumises, täna on see ainult täna ja mitte kunagi hiljem. Et võt see on väga negatiivne, kui see on seotud selle uue algusega. Kui see, aga teie jääte sellesse põlema. Et ärge osalege, ärge minge üldse, et ootavad teid mingid väga suured võidud kuu lõpus. Kuu teine pool, väga suured võidud, väga suured saavutused, väga suured, siin võivad olla nagu tulemused ääretult head, ääretult positiivsed. Te peate ise teadma, kus te neid ootate. Kas te ootate mingit vastust või te ootate üldse mingisugust kulminatsiooni kuskil, et hästi selline hea tulemus ja kuu lõpuks on üldse teile on absoluutselt kõik see, kus teil on need kahtlused, kõhklused, kas tasub, kas on rentaabel, kas nii või naa või kas odavam variant, kas kallim variant, ükskõik mis kahtlused teil ka on, et te saavutate absoluutse harmoonia ja tasakaalu kuu lõpuks. Et see kõik harmoniseerub teil väga ilusti. Väga ilusti harmoniseerub teil see kõik. Kui siis tulevad juba, pigem tulevad kuu lõpus mingisugused edasiliikumised, edasiminekud ja nii edasi. Et kuu lõpupoole või siis koguni järgmisse kuusse on mingisugused, kui soovite siis vanu protsesse, vanu tegevusi, vanu asju maha jätta ja liikuda uute suunas. Aga november ei ole selle jaoks. November ei ole see kuu. Säilitage tasakaal, balanss ja siis mingi soov teil täitub. Te ei tohiks minna uude, siin kaardid väga tugevalt kinnitasid seda. Palun ärge tehke seda või võimaluse korral, üritage viia see kõik see protsess nii kuu lõppu kui üldse võimalik. Aga jaa, et selles mingisuguses olevas uues küll, aga teie sees ja siin on nagu hästi head tulemused teile tulekul. Ja kõik see, millest te kahtlete, kõhklete, kõik see mingisuguseid tulemusi ja neid asju te korjate kindlasti. Valdavalt siis finants ja materiaalsed. No tervisega ka. Ja tulemused on maksimaalsed, tulemused on head tulemused. Need kaks kaarti koos on väga võimsad kaardid. Need on väga tulemuslikud, väga resultatiivsed, väga võitja kaardid. See ei pea olema materiaalne, see võib olla, et mingi projekt saab läbi lõpetatud, et täitsa kohe suure hurraa peale. Võib-olla tuleb mingis protsessis teile võit, võib-olla tuleb mingisugune vastus, mida te väga ootasite, kinnitus, luba, võib-olla tuleb mingisugune no ühesõnaga mingisugune kulminatsioon hästi positiivse ja hea lõpuga teie jaoks. Väga hea. Aga seda ma kordan veel üle, et need uued projektid ja need asjad täpselt, nad on negatiivsel positsioonil, täpselt nii nagu nad hakkavad, täpselt nii nad ka lõpevad. Kas siis kohe või siis mingi aja pärast novembrikuus, et jätku neil ei ole. Et siin on see, aga kuu lõpus ja on teil harmoonia, on rahu, on tasakaal, on balanss, kõik on teil olemas, kõik see, mis teil praegu nagu mõtetes saab olema, see pidev selline nagu tasakaalu ja sellise kindla tee otsimine, et nagu tõesti siin tihtipeale see kaart räägib, et ma kaalun, et kas see on otstarbekam, kas too on ja nii edasi, et kui te teete näiteks uue ostu, siis võite nagu pärast kahetseda ka selles mõttes, et võib tekkida mingisugune teine pakkumine, teine variant, teine valik,
mis osutub pärast palju tugevamaks, paremaks, et ka sellised variandid on siin täiesti olemas. Et selline huvitav kuu uute energiatega, aga nüüd siis lihtsalt katsume siis aru saada, et nagu realisatsiooni käiku laskmist kui sellist, et ei tohiks olla või siis äärmisel juhul, kui täitsa kuu lõpu poole lükata. Sest muidu te lasete mingisuguse väga hea võimaluse enda jaoks nagu mööda. Soovin teile ilusat novembrit ja kuni järgmise korrani.